Talendid rajal on sari, mis järjepanu kestnud 8 hooaega. See noorte hobikaardi võistlus on suurte tehnikasporti aidanud kindlasti umbes poolsada noort. Isegi olulisem on see, et paljudele on see tekitanud austuse tehnikaspordi vastu ning kindlusega tulevikus teedel tänavatel targemalt hakkama saada. Aasta on olnud keeruline ning 6 sarja toimumine lükkus kevadest sügisesse. Esimene etapp sõideti vabariigi taassünnipäeval 20. augustil. Siinkohal teeme selle lõiguga kokkuvõtte toimunud sarja A-finaalidest. Esimene A-finaal sellel hooajal on väga osalejate rohke, sest seal löövad kaasa ka vähe vanemad sõitjad, kes ametlikult enam sarja ei kvalifitseeru. Aga aegade põhjal on paremus selline. Ragnar Simuland, Gregor Tamme, Jürgen Laanso, Lukas Popkin, Kaur Koreikin, Kristo Kiviselg, Raudleht, Ojapõld ja Sild eelmisest finaalist ning vanimad olijad Paul-Kristjan Hamburg, Anna-Grete Suvemaa ja Jakub Pajur. Start läheb mitmete rajalt väljasõitude tõttu kordamisele ja stardib Gregor Tamme, siis Simuland ja Jürgen Laanso, kuid rael on tihe ja kitsas ning otsitakse aktiivselt möödumisvõimalusi. Tagant tõuseb väga kindla sõiduga Kaur Koreikin. Oma teist kohta üritab lausa jõuga tagasi saada Gregor Tamme. Niimoodi väga tõsiselt üritades läbitakse väga suur osa võistlusmaast. Pingeline heitlus käib samaväärselt liiderkolmiku selja taga. Gregor Tamme hullupanekaga lõpeb sellega, et kaardid põrkavad kokku ja kohad kaotavad nii Tamme kui Simuland. Selle segaduse järgselt avastab ennast liidrikohalt hoopis Koreikin. Simuland saab vähem kannatada ja hoiab teist kohta. Kolmandaks tõuseb pärast seda rüsinat Jürgen Laanso, nii tullakse lõpuni. Teine etapp, mis sõideti 13. septembril Unibet kardikeskuses, tõi taas kohale korraliku arvu sõitjaid, 65 noort. Oli tihe ja pingeline päev. Seni parima aja välja sõitnud Mattias Ojapõld saab A-finaali kõige kõrgem asetuse. Tema taga võtavad kohad sisse Kaur Koreinik, siis Ragnar Simuland, Kristo Kiviselg, Sten-Erik Sild, Ramon Vlassenko ja B-finaali kolmik. Mattias jääb stardis natukene magama, aga õnneks see veel talle kurjalt kätte ei maksa. Esimesse kurvi saab ta ikka esimesena, siis Koreinik kõvasti aga parandab kohta Sten-Erik Sild. Koreinik üritab väga kõvasti Ojapõllu vastu ja kohati tundub, et saabki hakkama, kuid Mattias suudab katta. Kolmiku järel moodustavad teise tandemi Simuland ja Vlassenko. Äge rebimine käib ka nende vahel. Mattias parandab järjest ringi aegu ning jälitajad hakkavad maha jääma. Ojapõld sõidab välja ka päeva kiirema ringi aja 31,906. Muutus enam ette ei tule ja teise etapi võidabki Mattias Ojapõld, kelle rõõm on väga siiras. Kaua on ta seda päeva oodanud. Noorte tahe võistelda ei rauge ja see on selle hooaja märksõna. 20. septembril tullakse mõõtu võtma Õismäele FK kardikeskuse rajale. Tõsi on see, et sealsed olud on võib-olla natukene teistsugused, aga samas kõigile võrdsed. A-finaali kõige kõrgem asetuse on saanud Ragnar Simuland, siis Martti Raudleht, edasi Kristo Kiviselg, Sten-Erik Sild, Kaur Koreinik, Erhard Annust ja eelmise finaali esikolmik. Küsimus oli õhus, kas etapilt tuleb uus võitja. Sellel küsimusel annab stardijärgselt kõige parema vastuse Simuland, kes teeb korraliku alguse ja ei lase ennast üllatada. Tõuseb hästi ka Sten-Erik Sild ja seda kolmandaks. Kiviselg langeb aga seltskonna lõpuossa. Tagantpoolt tõuseb maruliselt Mattias Ojapõld. Simuland kontrollib suurt finaali väga korralikult ja sõidab välja kiireid aegu. Teist positsiooni hoiab Raudleht ning temagi omakorda suudab vahe sisse sõita Sillaga. Mattias Ojapõld tõuseb sõidu lõpus juba 4. Sarja kolmas etapp saabki endale uue võitja Ragnar Simulandi näol. Teine on Raudleht ja kolmas Sten-Erik Sild. Simuland saab päeva parima ringi aja eest ka lisapunkte. Oled rahul? Olen. Oli raske päev täna? Oli raske, jah. Mis ta selle päeva nii raskeks tegi? Ma ei tea, need kardid on ikka suht halvad ja õnne polnud ka. Siin on ikka selline loterii natuke. Jah. Põhiline etappide korraldamise raskus jääb sellel ajal Laitse rallipargi kanda ja seal ollakse tagasi ka 4. etapiks, mis aset leidis 11. oktoobril. A-finaalis ootavad need järgmised sõitjad. Mattias Ojapõld, Lukas Popkin, Andreas Oopkaup, Gregor Tamme, Kaur Koreinik ja siis trio Kivilo, Sten Markus Ojapõld ja Brian Nuuma. Kusjuures Steven Markus alustas tõusud C-finaalist. Start läheb liidritele ladusalt, vaid 4. positsiooni mees Gregor Tamm teeb vea ning langeb rivi lõpuossa. 3. poodiumi koha eest eitlevad Koreinik ja Kivilo. Seda nii kaua, kui taas saadakse ühes kurvis liialt kokku ja olukord rajal muutub. Eesteb tempot Mattias Ojapõld, kuid Lukas Popkin üritab igas kurvis ja igal võimalikul hetkel. Ojapõld suudab aga väga targalt kõik uksed kinni panna. Nende kahe edu jälitajate ees venib järjest suuremaks. Vahepeal saab 3. Oopkaup, kuid mitte kauaks. Taas tuleb sisse sõiduviga. Lõpuks võivab 3. positsiooni Aron Kivilo ja suudab seda kuni lõpuni hoida. Oma hooaja teise etapi võidu võtab Mattias Ojapõld ja seda ülinapilt Lukas Popkini ees. 3. on etapil peale trahvide maha ja juurdearvamist Aron Kivilo.
5. etapiks oli plaanis küll kolida Tartusse Lange motokeskusesse, kuid ilmataat tegi oma korrektiivid ning tuli taas tagasi minna Laitse. Võistluskuupäevaks kalendris 25. oktoober. Süvenev sügis aga tervitab taas suurt seltskonda ning seekord saab sari sellel aastal taas uue etapi võitja. Ehk siis etapi suurte finaalil olid juba koha endale kindlustanud Sten-Erik Sild, Kaur Koreinik, sarja üldliider Mattias Ojapõld, siis Gregor Tamme, Marta-Liisa Meindorf, Ramon Vlassenko ning B-finaali esikolmik, kus siis eelviimaselt kohalt läks rajale Õiemets. Stardijärgselt annab kohe koha ära vaid Mattias Ojapõld, seda siis Gregor Tammele. Esirjas startinud saavad kindlalt minema ja suudavad oma kohti hoida. Sild hakkab teistelt vaikselt eest ära nihkuma. Koreinik suudab oma teist kohta hoida ja kenasti katta, seda tuleb teha ka Tamme rünnakute vastu, kuid ega loobunud pole ka Mattias Ojapõld. Tagant aga tuleb ilmse hooga Õiemets. Sten-Erik Sild suudab vahet suurendada ja ruuduline finišilipp tähistab tema võitu ning seega on taas uus nimi etapivõitjate nimekirjas. Koreinik ja Tamme paarist jääb siiski peale Koreinik. No palju õnne sulle, täna oli vist ikkagi sinu päev, täiesti 100%. Jah. Kuidas õnnestus see niimoodi korralikult ära teha ikka? Head taktikat on vaja. Head taktikat? Kui palju sa selle taktikaga tegeled igapäevaselt, kui palju õpid seda või kui palju sa üldse kaardiga sõidad? Ei õpi seda taktikat väga palju, aga kaardiga sõidan küll päris palju. Viimane 6. etapp leidis aset 1. novembril ja võistluspäev algas väga toredalt, sest noori talent oli tervitama tulnud selle sarja patroon ja toetaja, autoralli maailmameister Ott Tänak isiklikult. Pidulik sagin läbi tõmmati hooajale korralikult joon alla. Niiskes sügisilmas oli ennast A-finaali tippu sõitnud Oliver Kurg, siis Ragnar Simuland, Martti Raudleht, Sten-Erik Sild, Jürgen Laanso, Aron Kivilo ja eelmise finaali 3 paremat. Start on halb unenägu Oliver Kurele, kes langeb teiseks, kuid suudab sinna pidama jääda. Vahepeal saab korrees olla Raudleht, kuid siis õivab taas selle positsiooni Simuland. Pea pool läbitud võistluses suudab tihedalt järgi hoida Kurg, kuid siis tekib väike vahe sisse. Pigem peab ta vaatama hakkama, kuidas tagant tõusnud Mattias Ojapõllu rünnakuid tõrjuda. Päris mitu sõitjad saavad selles finaalis ka ajalisi karistusi. Viimase etapi võidab ikkagi Ragnar Simuland korraliku eduga. Tema nimele läks kirja ka päeva kiirem ring. Talle oli see hooaja teine võit. Sellel aastal tõuseb sarja üldvõitjaks nagu Ragnargi 2 etappi võitnud veel nooremasse vanuserühma kuuluv Mattias Ojapõld. Tuli vist ilmselt ära see üldvõit ka? Ja ma arvan, et tuli küll, et oli näha juba sellest, et vanemad rõõmustasid ja kõik andsid plaaksu, kui siia boksi tuli. Kui olulised üldse vanemad sul selle spordi juures on? Nad on kõik siin vaatamas, kogu aeg kaasa elamas. Nemad on mulle kõige olulisemad selle spordi juures, et isa on väga palju raha pannud, et üldse see aeg sõita saaks. Mis sa teed siis järgmisel aastal? Kas tuled ka siia sarja tagasi või juba lähed ikkagi vaatad juba Eesti meistrivõistluste poole? Eesti meistrivõistlustele pigem. On kindel? Jah. Teine kiirus, teised olud ja teised vastased? Jah. Hooaja lõpuks, kui halvim etapp maha arvestatakse, kogus Mattias 488 punkti. Teine oli 440 punktiga Kaur Koreinik ja kolmas 415 punktiga Ragnar Simuland. 2010. ja hiljem sündinud arvestuses võitis samuti Mattias Ojapõld, Joosep Sinioru ja Ramon Vlassenko ees. Sari kui selline on teinud seninägematu hüppe edasi. Tohutu arenguhüppe just sõitjate arvus, absoluutselt kõiges, et kui me aasta alguses, mis me oskasime arvata, kas see sari üldse saab toimuma, kas ta üldse kunagi enam toimub, siis vaatamata kõigele oleme selle sarja ikkagi see aasta suutnud, mõtlen seninägematul viisil ellu viia, et väga uhke selle üle ja väga uhke kõikide sõitjate üle. No, tegelikult selline stabiilsus just, mis on osavõtjate poole pealt väga oluline, see ju kestis. Võib-olla oli siin nagu väikene hirm ka selles, et kui esimesel etapil tuleb seal üle 60 osaleja, et äkki nad ei tule enam teisele 3. ja 4. etapil, aga võta näed, tulid kõik ilusti. Just, et esimesel etapil oli meil 70 võistlejat ja see arv ei kippunud langema ka täiesti viimaste etappideni välja, et seda oli just tore näha, et võistlejad tulid, proovisid ja jäid ka pidama, mis ongi peamine. Sul on selle sarja korraldamisega olnud juba pikkade aastatega selline korralik ajalugu, et kui palju need noored ikkagi liiguvad tehnikaspordi redelil edasi? Jah, see liikumine on senise 8 aasta jooksul olnud täiesti
jällegi enneolematu, sest tänane, ütleme siis kardispordi Eesti meistrivõistluste Koore Kiht on kõik selles sarjas kunagi alustanud. Ja ma arvan, et me alles näeme seda liikumist, sest sari on saanud toimuda ainult 8 aastat, ütleme, et kõigest 8 aastat, mida on küll palju, aga ütleme, need sõitjad on täna kuskil 18-aastased, kes 8 aastat tagasi alustasid, et nende see mootorisportlase tee on alles, ütleme, ees. Noored talendid jäävad nüüd pikisilmi ootama kevadet ja lootma, et sari tuleb taas tagasi. Küll ta tuleb.